tere tulemast vaatama TK StageTech e-autoralli Eesti meistrivõistluste Hispaania ralli kokkuvõtet. Tegu on hooaja eelviimase ralliga, aga tulemustes väga palju üllatusi ikkagi ei olnud. Tundub, et sõitjad on oma taseme saavutanud ja sõidavad siis omadele kohtadele. EMV1 klassis võitjaks ei keegi muu kui Siim Voort, jällegi puhas töö tema poolt, 30 punkti ja punktikatselt samamoodi 5 punkti lisaks. Ehk siis jällegi maksimum saavutatud, võit tuli minutise vahega teisele kohale ja mingeid küsimusi siin ei tekkinud, kes selleks võitjaks siis osutub. Sellel rallil oli lisaks ka järgmine vinka, et esimene katse sõideti, nagu te näete, kruusal, aga ülejäänud ralli siis asfaldil, nagu kunagi varem sõideti Hispaania rallit, et oli nii kruus kui ka asfalt. Aga praegu pildis siis Siim Nöör, kes tuli 5. kohale ja päris hea tulemusega, kaotas siis liidrile 2 minutit, punktikatselt samuti 1 punkt lisaks, et tundub, et asfaldiralli ikkagi ringraja sõitjatele siin sobis. Kui vaadata 6. kohal ka Rainer Valingut, siis tundub, et need oskused kanduvad asfaldirallidele väga ilusti üle. Ja ega tegelikult ka Just Parek ju sõidab samamoodi ringraja võistlusi. Ja seekord on ta teisel kohal, punktikatselt samuti teine koht, ehk siis võiks öelda harjumuspärane tulemus. Ja võtab enda maksimumi siit jällegi ära. Ja tuleb siin pildis isegi üks väike viga sisse, vajub natukene laiaks läbi piirete, aga kõik on kontrolli all. Ja järgmisena Oskar Orav tuli jällegi poodiumile, aga käis küll üle katuse, nagu ka siin nüüd videos näha. Aga punktikatselt siis punkte ei teeninud, aga 3. koht üldis ja 21 punkti läheb talle kirja. Ta on kindlasti rahul sellega, et tuli poodiumile, midagi siin vinguda ei ole tema jaoks väga hea tulemus. Ja nüüd siis juba pildis Martti Torm, seekord 4. kohal. Tean, et võistles ka siin väikeste probleemide all, aga 1,5 minutit siis kaotust liidrile, ainult 6 sekundit ei puudu poodiumist. Ja punktikatset ka 2 punkti lisaks, ehk siis kõige halvem tulemus tema jaoks ei ole ja kindlustab lihtsalt oma kohta punktitabelis. Et väga suurt tähtsust need etapid siin enam ei oma, aga sellegi poolest võistlejad ikkagi pingutavad ja midagi kergelt ära ei anta. Küll aga vaatame siis üle tulemused. Nimelt võitja Siim Voort, Just Parek teine, Oskar Orav 3, Martti Torm 4. kohal, siis ringrajasõitjad Siim Nöör ja Rainer Valing, vastavalt siis Hyundaidega mõlemad, Sten-Erik Lehtmets 7. kohal, Raido Külaots 8, Martin Järvekülg 9 ja Ristjan Ristisaar lõpetab esikümne. Punktitabelis siis vastavalt Siim Voort, Just Parek, Sten-Erik Lehtmets, Martti Torm ja Siim Nöör. Nüüd aga punktitabel: Siim Voort meistrina esimesel kohal ilutsemas, teisel kohal Just Parek, 3. Martti Torm, Oskar Orav kindel 4. ja Sten-Erik Lehtmets 5., Raido Külaots 6. kohal, Jürgen Jürisalu 7., Martin Järvekülg 8. ja Rauno Lepiku lõpetab siis Toyotade rivi. 10. kohal Erik Kajar, kõrgeimal kohal oleva Hyundaina. Nüüd aga liikudes EMV2 klassi juurde, siis üks üllatus siin siiski oli, Karl Reino ja poodiumilt väljas, aga üldjoontes suhteliselt harjumuspärane etapp EMV2-s, midagi eriskummalist siin ei ole. Anders Sinimäe jällegi võitnud ja punktikatselt samuti maksimumpunktid noppis. Küll aga siis poodiumi teisel ja 3. kohal on siin natukene teistsugused tulemused, aga Anders Sinimäe siis samamoodi nagu Siim Voort EMV1 minutiga selle esikoha endale võttis. Pildis oli meil aga hoopis Raido Mõtsar, kes võttis teise koha rallit ja seda minutiga kaotust Anders Sinimäele, 40 sekundit edumaad 3. koha ees, nii et kindel tulemus talle. Aga nüüd juba pildis hoopis Anders Sinimäe, kellest me siin juba natukene rääkisime, EMV2 hooaja meister ja samuti selle ralli võitja.
aga nüüd oleme jõudnud juba 3. koha omaniku juurde, Silver Jõhvert, teine poodium temale sellel hooajal ja kokku EMV rallisarjades 3. poodium. Igati hea tulemus, ma usun, et ta jääb sellega rahule. Punkti katselt teine koht, siis kindlasti hea tulemus. Maksimum võtta on alati hea, aga nüüd siis räägime hoopis Karl Reinoajast, kes seekord jäi 4. kohale, võttes punkti katselt 3. koha. Kindlasti tema sellega rahule ei jää. Ta ikkagi, ma usun, et sihib vähemalt poodiumit, et seekord 8 sekundiga ta sealt välja jäi. Küll arvestuslik vahe on nüüd 5. kohaga, temaga jäi umbes 15-20 sekundit vahet, aga Karl Reinoja kindlasti 4. kohaga rahule ei jää. On ta siin ka paar korda varem olnud poodiumit väljas, aga nagu öeldakse, siis erand kinnitab reeglit. Nüüd aga ka pildis Kertin Kävlik, kes siis rallil tuli 5. Hyundai'ga tema sõitmas. Ei olnud ta ka kiirem Hyundai, kuna Raido Mõtsar teisel kohal samuti Hyundai piloodina osalemus on. Punkti katselt Kävlik samamoodi punkte ei teeninud, ehk siis tema jaoks, aga suures plaanis temale pigem alla keskmise ralli. Tulemuste poolest aga Anders Sinimäe jällegi võidukas, samamoodi nagu EMV1-s Siim Voort. Võtab ta maksimumpunktid, Raido Mõtsar teisel kohal ja punkti katselt 4. koht, Silver Jõhvert 3. ja punkti katse 2, Karl Reinoja 4. kohal, punkti katse 3. siis ja Kertin Kävlik 5. kohal ilma punkti katse punktideta, Tarvi Priks 6. Karl Kristjan Hansen 7. kohal, Keijo Laanesaar 8. Alo Aarela 9. ja Janek Võrk 10. kohal. Nüüd siis aga punktitabelist Anders Sinimäe meistrina juba kinnitatud, Karl Reinoja teisel kohal ja Kertin Kävlik kindlal 3. kohal, ehk siis top 3 siin enam muutuma ei hakka. Rait Jansen 4., Raido Mõtsar 5. kohal, Silver Jõhvert 6. kiireima Volkswagenina siis Kusti Muri 7. kohal, Karl Kristjan Hansen 8., Tarvi Priks 9. ja Keijo Laanesaar 10. kohal. Lõpetuseks ütleb veel nii palju, et järgmisel aastal kohtume Richard Burns rallis.